2020. aasta statistika järgi on kaugtõlketeenus kasutanud kokku 171 inimest. Kõige noorem nende hulgast on olnud 17-aastane ja kõige vanem 64-aastane. Üks inimene on kaugtõlketeenus kasutanud ühes kuus keskmiselt 42 minutit. Statistika järgi on kõige rohkem esinenud kaugtõlkesituatsioonid järgmised. Igapäevaeluga seonduvad tegevused, näiteks pangandus või juuksuriteenused, arstiabiteenused, suhtlemine riigitasandi või kohalike omavalitsuste asutustega ning tööalased suhtlemised. Ühes tunnis oli keskmisel kaugtõlketeenuses 2–3 erinevat situatsiooni. Ühe päeva jooksul oli kaugtõlketeenuses umbes 19 kõnet. 2020. aastal tõlgiti kaugtõlkes kokku 608 tundi. Kõige rohkem on tõlketeenus kasutatud esmaspäeviti, kõige vähem laupäeviti. Sellest aastast on uus asi see, et nii lapsed kui pensioniealised saavad kaugtõlketeenust kasutada. Võta nutiseadmest lahti Skype, pane otsingusse kasutaja nimeks kaugtõlge, ekraani nurgast vajuta kaamera ikoonile ja saadki tõlkekeskusega videokõne teha. Tere! Kaubanduskeskuses number 5 lifti. Abi on teel, see jõuab umbes 15 minutiga kohale. Tere! Palun anna oma e-maili aadress. risto12@gmail.com. Saadan kohe su e-mailile blanketid. Mul on vaja, et vanemad need täidaksid ja allkirjastaksid ning siis mulle tagasi saadaksid. Palun täiskasvanud, aidake lapsi. Selgitage neile, kuidas kaugtõlketeenust kasutada. Sama palvega noortele, aidake pensionäre, selgitage neile, kuidas kaugtõlketeenust kasutada.